Läbi Kõleda tänava elutute tornide vahel endale kodusuunda valides ei anna mulle asu mõte, mis mind juba varasest hommikust vaevab. Hetkest, mil avasin oma silmad ja leides end uduhallist hommikust, millel ei olnudki plaan valgemaks minna, tabas mind mõte, mida ei suutnud päeva jooksul vabaks raputada. Küsimus, kas armastust on liiga palju? Kas on võimalik liiga palju armastada? Vastuseks sain jah ja ei. Kui oled armastuses, mis on kerge kui kirju liblikatiib, mis paneb su hinge lendlema. Armastuses, mis on kui hõbekellukese helin jõulupäeva hommikul, siis vastuseks on kindel ei. Kuid millisel hetkel siis armastust saab liiga palju? Kui tunned, et enam õhku ei jätku, kui pole ruumi, et ümber pöörata, kui tunned, et oled neitsi, kes on armastuse jumalannal ohvriks toodud ja vanade müüride sügavusse müüritud. Pisarad, klammerdumine, igatsus, samas meeletu vajadus eemalduda. Armastusest on saanud vajadus, sõltuvus, äng, mis on rebinud liblikalt tiivad ja kustutanud hõbekellukese sära. Tasakaalu otsides oled segaduses. Vastuolu on nii suur ja mõistmine, kuidas armastada ja olla armastatu. Mitte millestki ei saa aru. Üht ma usun. Armastus on vabadus olla ja jagada. Kuidas doseerida armastamist, et kõike oleks parasjagu? Vot see on kunst, mille omandavad erilised meistrid, kes julgevad katsetada. Üks on kindel. Piisava harjutamise tagajärjel on võimalik omandada kõrgem meistriklass. Aeg selle läbimiseks on erinev. Sõltub katsetaja lähtepositsioonist, suutlikkusest olla järjepidev, uudishimulik, julge ja avatud. Armastus on minu jaoks universaalne mõiste, mida kasutatakse erinevate juhtumite ja koosluste puhul. Armastus võib olla kahe inimese vaheline, ema ja lapse, looma ja inimese, sõprade või mõnel muul moel eksisteeriv tunne, mille ülimaks krooniks on vabadus armastada ja olla armastatud. Lähen koju ja võtan oma nööbikese kaissu. Loodan, et ma teda väga ei ahista.